Minu üks elumotodest on alati olnud, et unistada tuleb suurelt, dream big and you will get what you want. Ma lisaks sinna juurde veel ka, et work hard ja siis nii lähebki. Aga samas, kui mingi asi võtta endale plaani, panna kirja ja hakata selle suunas toimetama, siis isegi kui see algpunkt on täielik null ja tundub, et see ei ole mitte kuidagi võimalik, siis kuidagi moodi hakkavad uksed ja aknad avanema. Ja nii on ka minul antud reisiga, et ma olen seda plaaninud päris kaua, mitu aastat, et tahaks minna, aga ma ei ole nagu otseselt väga midagi teinud, et hakkaks nüüd konkreetselt kuskile minema, lihtsalt et nagu tahaks, aga sellest tahaks astmest jääb nagu väheks, et tuleb toimetama hakata. Ja see suvi, õigemini eelmine suvi ma siis otsustasin, et enam ma ei taha talvel Eestis olla. Algselt oli plaan minna Tenerifele, et rentida seal midagi, aga läks niiviisi, et igasugune rentimine Tenerifel pikaaegselt oli minu jaoks liiga kallis, et ma oleks ära tahtnud olla 2 kuud. Ja see plaan langes ära, aga siis tuli jaanuar ja ma ei tahtnud ikka kuidagi alla anda ja mõtlesin siis, et aga läheks siis lihtsalt autoga Hispaaniasse ja sõidaks mööda rannikut ja siis sõidaks tagasi ja elaks kuidagi kokkuhoidlikult. Et põhiline on see, et oleks kütuseraha, mida autole paaki lükata ja söökidega saab ju alati tagasihoidlikumalt võtta ja ei pea väljas söömas käima. Sama lugu on ööbimistega, et kõiki öid kuskil hostelis või hotellis olla ei saa, aga kui nädalas ühegi saab, siis on nagu hästi ja ülejäänud siis autos. Et niiviisi mõeldes hakkas see plaan juba tunduma nagu realistlikum ja siin ma nüüd olen. Nüüd, kus ma olen jõudnud Hispaaniasse, on aeg teha kokkuvõtteid, et mis siis tehtud sai ja mis kulutused kõige sellega kaasnesid. Kokku Eestist Hispaaniasse tuli kilomeetreid 3241. Sõitsin siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania. See 241 on põhimõtteliselt kohe seal, kus piir on, et ei ole kuskile sisemaale köetud minna. Ja see läks mulle kütusena maksma 270 eurot. Eestis tankisin 70 eest, Poolas 70 eest, Saksamaal 80 eest ja Prantsusmaal 50 eest. Kõige valusam tankimine, ma arvan, oli Saksamaal, kus ma maksin liitri eest 2,11, et oleks saanud kindlasti vähem. Aga millegipärast ma ei arvanud, et seal on tanklate vahe nii suur. Ma mõtlesin, et kui on 2 pudinatega, et ju siis kõikjal on 2 pudinatega ja läksin ja nutsin ja maksin, on ju. Ehk siis parema eeltöö korral ma arvan, et oleks saanud kütuselt mingi 20 eurot vast kokku hoida, et oleks saanud ka 250-ga sõidetud. Ma sõidan Volkswagen Golfiga aastast 2005, niisugune pisikene ja diisel. Ma ei tea, mis see mootori maht on, äkki on 1,6. Ta võtab maanteel 3,5, aga mingid kuskile sisse sõitmised ja muud asjad ka, et ütleme ümmarguselt siis 4 või kuskile sinna kanti, et on suht koht öko. Antud sõiduk on ostetud 1,5 aastat tagasi Viljandist ja mina maksin selle eest 1500 eurot. Ma küll pidin tegema ka remonti, sest aknatõstukid ei töötanud ja nüüdki nad ütlevad aeg-ajalt üles ja Kojamäe mootor oli tuksis ja muud asjad ja siis oli vist veel kerel ka midagi teha, et ma arvan, et ma olen sinna autosse ka mingi raha veel juurde pannud. Aga muidu olen nagu asjaga rahul. Tulles nüüd aga tagasi muude kulutuste ja reisi juurde, siis muud ostud, mis olid reisiga seoses, mis ma ostsin Eestist. Ma ostsin gaasi jahipaunast Tartust 13 euro eest ja siis ma ostsin matka- ja spordipoest Lõunakeskusest uue kannu, mis on 1,5 liitrit, enne mul oli liitrine ja see maksis 30 eurot ja natukene peale. Söögi võtsin kaasa selle, mis kodus oli, sest külmik tuli ära tühjendada, kuivaineid mul ka oli, mingeid snäkke ka oli ja panustasin sellele, et ostab jooksvalt sööki tee pealt, kuna minu meelest ei ole nagu väga vahet, kus seda sööki osta, et Eesti ei ole kindlasti odav koht, kust midagi osta. Lisaks söögile on mul kaasas ka vesi ja vesi on ka tegelikult ostetud, sellepärast, et minul kahjuks kodus ei ole joodavat vett. Et kaev annab vett küll, aga mitte joodavat, nii et ma pean iga liitri, mis läheb toiduks, pean omale koju ostma ja need olid ka kankudena juba kodus varasemast olemas, sellepärast, et ma ostan neid korraga reeglina rohkem.
tee peal tehtud kulutused, vetsu peal on kulunud 2 eurot, ma arvan, et 2 korda ma käisin 1 euroses vetsus. Ja siis ma käisin kuskil veel, ei siis on ikka rohkem, no ütleme, et 3 eurot on kulunud pissimise peale, osad vetsud olid ka tasuta. Kohvi peale on kulunud umbes 12, et olen ostnud 3 korda kohvi ja 1 korra olen ostnud ka croissanti, mis maksis ligemale 3 eurot ja mingisugust sööki ega jooki ega snäkke ega mitte midagi muud selle 4 päeva jooksul ma ostnud ei ole. Need 4 sõidupäeva on olnud ikkagi nagu täistööpäevad, et tõesti hommiku tõused üles, istud rooli ja kütad minema ja õhtu ma olen siis mingisugune 6-7 vahel kuskil lõpetanud. Et mõned hommikud ma alustasin väga vara, üks hommik ma olin roolis juba mingi 4 ajal, aga enamasti oli seal 6-7 ja vist viimased 2 tükki oli üldse 8 läbi. Et täis tööpäev rooli taga ja päeval ma olen teinud lühikesi pause, ennekõike selle jaoks, et koer saaks ennast kergendada ja jalgu sirutada. Ja siis ise olen ka midagi näksinud. Mul oli kodunt kaasa tehtud ka suur karbitäis tatart ja seda ma siis olen mitmel erineval moel söönud, et küll juustuga, küll tomatiga, küll ilma mitte millegita. Ja kuna on priimus, siis ma olen seda saanud mõnusasti nagu soojaks ajada, et ta ei ole kuskile halvaks läinud, sest autos ikkagi nii soe ei ole. Ja kuna sinna tatrale ei olnud mitte midagi juurde lisatud, ei soola ega mitte midagi, siis ta lihtsalt, ma ei tea, säilis. Ma ise arvasin küll, et nii kaua ei säili, aga läks hästi. Selle kokkamisega õues on tegelikult nii, et kui on ikka väga jama ilm, siis ega hästi ei viitsi, just hommikukohvi teha. Et priimusega mässata, et kui on tugev tuul ja lumi ja nagu füüsiliselt on külm olla ja ebamugav, et siis ma pigem loobun siis mingist asjast või siis võtan tanklast. Et niiviisi on nagu kergem ja õhtuti on täpselt samamoodi, et iga õhtu nagu ei taha ise kokata, et rohkem ma olen teinud siukest lõunasöögi soojendamist priimuse peal, et olen kuskil selles parkimiskohas peatunud, kus on siis ka rekkad ja karavanid ja muud ja siis lihtsalt priimus üles löönud ja koera kuskile rihmaga kinni pannud, nii et tema on saanud liikuda sellel ajal, kui mina nagu toimetan, et tal on siuke 5-meetrine jalutusrihm ja siis selle ma enamasti seon mingi asja külge, nii et ta saab vabalt omapäi toimetada. Peale seda, kui ma olin guugeldanud, kui palju läheb teemaksude peale raha ja saanud aru, et see on mingi 140 eurot, siis minu jaoks oli seda liiga palju. Selles mõttes, et aega mul on kuni 6 aega ma võin siin vaikselt vegeteerida ja tasapisi sõita ja vaadata, mis ja kuidas. Aga raha 140 tundus minu jaoks palju. Ja siis ma otsustasingi minna teemaksuvabalt. Alguses ma panin Karminisse selle, aga Karmin ütles mulle vastu, et kuule teemaksuvabalt sa ei saa mitte kuhugi, sellepärast, et sorry, aga Šveitsis peab ikkagi maksma. Ja siis ma rakendasin oma telefonis äppi Waze, panin sinna teemaksuvabalt ja tema andis mulle täiesti teemaksuvaba lahenduse. Ja nii ma siis ei olegi kuskil teemaksu maksnud, aga see tähendab ka seda, et ma olen läinud Prantsusmaal läbi külade, väga nunnud külad oli, et iseenesest nägi nagu maad rohkem, aga neid ringe oli oksendamiseni, et ma arvan, et mingi 100 tükki ja ma ei liialda. Poolas vist samamoodi, et sai ka ikka nagu mööda väikseid asulaid sõidetud ja Poolas on ka päris palju ringi, aga mitte nii hullult kui Prantsusmaal. Ja Prantsusmaal ikkagi need mäed ka, et praegu on veel lund, et oli lund, oli udu ja oli siukest kohati ka täitsa sinkavonka serpentiini moodi sõitmist. Aga kuna ma olen enne ka Norras sõitnud ja Kreekas ja Tenerifel, et mägiteid ei sõida esimest korda, siis sai hakkama, aga alati on natukene ikkagi kõhe. Et kas ma nagu soovitaksin teemaksuvabalt tulla, et mingisuguse autoga ma nagu soovitaks, võib-olla siis kõrghooajal ei soovitaks, et ma arvan, et siis need teed on umbes ja ei ole üldse nii tore, sellepärast, et praegu nagu eriti turiste ei ole. Tegelikult juba Prantsusmaal ma hakkasin nägema mingeid kämpereid ja karavane, aga ikkagi vähe. Et ma kujutan ette, et suvel need plasmasputkad lihtsalt ummistavad teed ja nad on alati jalus, on ju. Et lisaks see, et nendes väikestes kohtades tahaks teinekord peatust teha, uudistada ja siis ei ole mitte kuskil parkida, on ju, seda enda sõidukit. Et mingil madal hooajal
et miks mitte tulla teemaksuvabalt, kui aega vähegi on. Ma ei tea, kui palju nagu ajaliselt nüüd kauem läks, et võib-olla kui oleks tulnud teemaksudega, võib-olla siis oleks saanud 3 päevaga sõidetud 4 päeva asemel. Mina iseenesest ei kasutanud ka kõiki kiirtee võimalusi, et ma üldiselt üle 105 ei sõitnud. Enamus aega ma tegelikult sõitsin alla 100 ja põhjus oli kütusekulu. Et alla 100 on ikkagi ta seal kuskil alla 4 ja nii kui vajutad üle 100, siis ta läheb juba sinna 5 kanti. Et see vahe on kuidagi väga nagu hüppeline ja kuna mul aega on, siis ma kulgesingi tõesti rahulikult. Et ma mõtlen, et võib-olla oleks saanud ka teemaksuvabalt sõites 3 päevaga kohale, kui ma oleks tõesti kõikidel kiirteedel nagu pedaali põhja vajutanud. Aga siis samas oleks kindlasti ka kütusekulu midagi muud tulnud, et mitte 270. Et ma arvan, et mingisugune vähemalt 1 pakk kütust oleks siis juurde tulnud.